Aga tere tulemast veel kord kõigile, et kes te olete siin virtuaalses ruumis otse meid kuulamas, aga ka nendele, kes on salvestust järel vaatamas, kuulamas. Te olete tulnud siia kuulama siis Maaelu Teadmuskeskuse veebiseminari põllumajanduspoliitika mõjudest ja täna on tõesti fookuses eelkõige elurikkus. Ja tänast sündmust me korraldame meie Maaelu Teadmuskeskuse maaeluvõrgustik koostöös siis meie oma asutuse põllumajandusuuringute osakonnaga. Mina olen Karme Petrutis, olen maaeluvõrgustiku teenistuse peaspetsialist ja täna siis selle veebiseminari moderaatori rollis eelkõige. Ja tehnilise poole pealt on mind toetamas maaeluvõrgustikust Erik Lõpper ja Liina Laurikainen-Päri. Et täna siis peamisteks teemadeks on esmalt me anname natukene infot Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika seire ja hindamise raamistikust, sest meil on tõesti erinevatest huvigruppidest siin erinevaid inimesi koos, et tõesti sellist taustainfot natukene saada ja võib-olla ka nendest uuringute hindamistulemustest kergemini aru saada, et miks me teeme seda, mida me teeme. Aga tänase hommiku põhiteema on tõesti põllumajandusmaastiku elurikkuse hindamisest. Sellest meile räägib siis Anu Tiitsaar. Ja lõpuosas me anname väikse ülevaate ka sellest, et kuidas me hindamistulemusi siis levitame ja võib-olla natukene ka edasistest plaanidest, millest siis räägib Maris meile. Nüüd inimesi on veel liitumas. See on tore. See natukene võib-olla segab kuulamist, et plõksud siin vahepeal, aga pole hullu. Meil on täna, nagu ma juba algselt ütlesin, üsna palju kuulajaid ja võib-olla teil tekib ka päris palju küsimusi, aga ma siiski soovitan, et te tähelepanelikult kuulaksite kõiki, kes esitlevad, et võib-olla te saate oma küsimustele nendest esitlustest vastused, aga kui tõesti jääb veel jooksvalt küsimusi üles, midagi jääb natukene segaseks, siis te saate oma küsimused esitada vestlusaknas jooksvalt. Siis aknas, mille nimi on chat, et siia chatile vajutades, et te saate oma küsimused siis sinna esitada ja meil on kokkuleppe Iiri, Anu ja Marisega, et nad jälgivad seda vestlusakent ja siis püüavad vastata nii paljudele küsimustele seal kui võimalik, loomulikult mitte siis, kui nad parajasti räägivad. Ja siis seda me lubame ka, et kui tõesti on selliseid küsimusi, millele kohe ei ole võimalik vastata või ei jõua vastata, et siis me koos salvestusega, järelvaatamise võimalusega siis saadame vähemalt kõigile nendele, kes on registreerunud, siis saadame need küsimused-vastused ka meilile. Et küsige julgelt. Aga siinkohal, kuna meil on teemasid palju, millest me täna räägime, et siis me alustaksimegi kohe oma esinejatega ja ma juhataksin esmalt natukene sisse Iiri Raa, kes on METK või Maaelu Teadmuskeskuse põllumajandusuuringute osakonna agroökoloogia valdkonna juhataja ja kes meile annab siis sellise lühiülevaate Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika seire ja hindamise raamistikust, et tõesti natuke räägib sellest, et mida me teeme ja eelkõige miks me seda teeme. Et see aitab võib-olla seda konteksti paremini mõista. Aga annaksingi sõna siis kohe Iirile, ole hea. Ja, tere hommikust kõigile ja tänud, kes on siia jõudnud, et ÜPP hindamise teemadega kaasa mõelda, ennast kurssi viia ja tänud ka maaeluvõrgustikule webinaride sarja korraldamisest, sest tegelikult tänane webinar on esimene 3, et sügisel on veel tulemas mulla teemadel ja ka maamajanduse uuringute teemadel. Ja nagu Karme ütles, mina olen Iiri Raa, olen põllumajandusuuringute osakonna agroökoloogia valdkonna juhataja ja tänane teema, millest me siis räägime sellise kiire ülevaate teen, on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika seire ja hindamise raamistikust. Et nagu Karme ütles, et kuulajaskond on väga erinev, et mõnedele on see väga hästi teada, aga samas osadele võib tunduda see liigne bürokraatia, nii et katsume siis kesktee leida ja hakkama saada, et samas on see selline ka raamistik, et paremini aru saada, et kus me toimetame ja miks me toimetame. Ma loodan, et minu slaidid on kenasti näha.
Et Ja, põllumajanduspoliitika kui selline, ühine põllumajanduspoliitika on Euroopa Liidu üks kõige olulisem poliitika, ühine poliitika ja tegelikult on see juba üle 60 aasta vana. See on aja jooksul väga palju muutunud ja ajavahemikul siis, mis meil praegu on käes, on periood 2023 kuni 2027. See põhineb 10 põhieesmärgil. Ja need on siis Euroopa Liidu liikmesriikidele nende ÜPP strateegiakavade koostamise aluseks. Ja need 10 põhieesmärki keskenduvad siis sotsiaalsetele, keskkonnaalastele ja majanduslikele sihtidele. Ja täna siis pärastpoole me kuulemegi seda, mismoodi me neid keskkonna aspekte nii-öelda vaatame. Ja hindamiseks on ja selleks seireks ja hindamiseks, et vaadata, kuidas siis ÜPP strateegiakavadel läheb, selle osana on loodud tulemusraamistik, see on selline seire- ja hindamisraamistik. Ja tänu sellele saavad siis riigiasutused ja kõik põllumajandusest ja maaelu arengust huvitatud isikud olulist teavet ÜPP rakendamise, selle tulemuste ja mõjude kohta. Ja on öeldud ka, et eesmärk on hinnata korrapäraselt meetmete või sekkumiste kasulikkust liikmesriigi ja ka Euroopa Liidu tasandil, et vaadata läbi programmide kulutõhusus ja anda tagasisidet programmide tulemuslikkuse ja saavutatud tulemuste kohta. Siis ÜPP raames need meetmed ja sekkumised, mida rakendatakse, see on ju avalik raha, et ei saa maksta lihtsalt midagi kuhugi, vaid peab ka vaatama, on see tõhus, toob see tulemusi, et see ongi see osa. Siin on võib-olla selline kõige teoreetilisem slaid, et vahet teha, kui räägitakse, mis asi on seire, mis asi on hindamine, auditeerimine, et tegelikult on need 3 erinevat protsessi ja täna me auditeerimisest üldse ei räägi. Et katsume vahe teha siis seire ja hindamise osas. Et seire on selline pidev protsess, mille käigus siis kogutakse selliseid jooksvaid andmeid mingisuguste näitajate kohta, et see on selline süsteemne kogumine. Ja selle tulemusel saadakse siis kvantitatiivsed andmed ja tagasiside ka rahaliste vahendite kasutamisest ja meetmete rakendamisest. Meie kogume teisi näitajaid, mis ei ole nii-öelda rahalised näitajad. Hindamine seevastu tähendab seda, et sekkumisele ehk siis need meetmed, sellele antakse seatud eesmärkide, tulemuste, mõju ja vajaduste põhjal hinnang. See on nii-öelda see hinnangu andmine, et me võrdleme, analüüsime andmeid, need, mis on seire käigus kogutud või ka muude protsesside käigus kogutud, et nii-öelda see on see analüüsi osa. Ja see siis aitab ka teha järeldusi, suunata edaspidiseid tegevusi, mõista kogu protsessi toimimise asjaolusid ja ka põhjuseid või ka viidata, kui on midagi ebaõnnestunud. Seire ja hindamistulemused annavad väärtuslikku ja laia kasutusotstarbega teavet. See on siis tulevase poliitika kujundamiseks, milline on olnud sekkumiste tõhusus, kuidas eesmärgid on saavutatud, aitavad seada poliitikaprogrammide eesmärke ja siis sellist pikka vaadet. Ning midagi pole teha, on ka aruandekohustus ja seal on selline oluline roll, et kuidas siis maksumaksjate raha on kasutatud ja seda siis selgitada ka laiemale avalikkusele. Et iseenesest see hindamise protsess, seda põhimõtteliselt võib kujutada ette nagu ringis oleva tsüklina, kus toimub analüüs, saadakse tulemused ja seda siis saab rakendada tulevaste poliitika parandamiseks või täiendamiseks. Ja miks siis veel kord võib-olla üle käia, et ÜPP strateegiakavasid hinnata, et see on tegelikult ka vahend liikmesriigi ütleme sellise korraldusasutuse ehk siis ministeeriumi ja huvirühmade vahel ja sealhulgas ka Euroopa Komisjon, et mitte neid ära unustada. Näidata siis edusamme ja saavutusi, et mida on nii-öelda tehtud ja samas on see ka selline teaduspõhine tõend tulevase poliitika kujundamiseks, et miks mingisugust asja teha, et mida meil on vaja teha paremini, mida me peaks tegema teisiti ja ka see poliitika tõhususe suurendamine. Ja samas, nagu eelnevalt ka mainitud, põhjendada rahaliste vahendite kasutamist.
Ja nagu ma üritasin selgitada, et see on selline ringikujuline protsess, kus toimub selline pidev õppimine, pidev täiendamine, et ei tähenda, et kui üks hindamine on ära tehtud, siis on nüüd kõik, vaid see on selline pidev protsess. Ei saa ka mööda minna määrustest, numbrilistest, siin ma pikemalt ei peatu, aga lihtsalt, et on Euroopa Liidu ühised õiguslikud alused, mis meid siis reguleerivad, mida liikmesriikidel teha tuleb, kuidas oma hindamist korraldada, seiret ja hindamist korraldada. Siin on lihtsalt näide sellest, et kõik liikmesriigid peavad vastama ühistele näitajatele. Ja need näitajad on väga täpselt lahti kirjeldatud, igal indikaatoril on oma metoodika, kuidas neid leitakse, neid numbrilisi väärtuseid ja iga liikmesriik võib välja pakkuda lisaks ka oma näitajaid, mis väljendavad siis paremini seda tulemust mõju. Et üle-euroopaliselt vaadata, kuidas poliitika rakendamine, milline on tema tõhusus ja milline on tema edu, siis on kõikidel liikmesriikidel need näitajad ühised, aga selleks, et iga erinev liikmesriik saaks näidata oma mõju kõige paremini, siis on võimalik välja pakkuda ka selliseid riigiomaseid näitajaid. Ja üle-euroopaliselt on ka siis selline raamistikus paika pandud, et mida iga liikmesriik peab hindama. Peab hindama igat erieesmärki, need, mis olid päris esimesel slaidil, ja siis horisontaalseid eesmärke. Ja seda võib siis teha eraldi või koos, et sel perioodil on see antud igale liikmesriigile üsna vabad käed seda siis korraldada. Ja võib valida ka siis eraldi hindamisi täpsemateks teemadeks, kas näiteks liider lisandväärtus, ÜPP võrgustik, AKIS, rohearhitektuur, et need on ka veel võimalik. Ja kuidas see süsteem ka siis toimib, et selline ühine raamistik on ette nähtud, kus meil on siis hindamisküsimused, millele iga liikmesriik peab vastama, et kuidas siis poliitika on mõjutanud neid erinevaid aspekte. Olenevalt riigist on vaja arvesse võtta ka siis territoriaalset ulatust. Eesti on üsna väike riik, et siin me seda eraldi arvestama ei pea. Peab välja töötama hindamiskriteeriumid, hindamise võtmeelemendid, edutegurid. Iseenesest on Euroopa Komisjoni poolt välja antud ka sellised soovituslikud kriteeriumid ja võtmeelemendid, edutegurid ja kohustuslikud on ka indikaatorid. Need on siis ühised, nagu ma näitasin, ja ka liikmesriik ise võib välja pakkuda, et oma tulemusi kõige paremini presenteerida ja kõikvõimalik lisainfo. Et siin lihtsalt, et aru saada, et mis asi see hindamisküsimus on ja mis asi see võtmeelement on ja soovituslik edutegur, siis ongi, et hindamisküsimus on, et mil määral on ÜPP strateegiakava siis panustanud mingisugusesse teemasse. Näiteks siin on elurikkuse teema, aga need on siis erinevad teemad, mille kohta siis saab küsida. Ja kus see kõik kokku saab, kes teeb, miks teeb, mida teeb, kuidas teeb, kuna teeb, et selle jaoks on ÜPP strateegiakava kõrval ka hindamiskava, kus need on kõik täpsemalt kirjeldatud. Ja mis on meie peamised õigusaktid ja töödokumendid Eestis ja otse loomulikult ÜPP strateegiakava, siis seesama ÜPP strateegiakava hindamiskava ning lisaks on meil ka seire ja hindamise määrus. Ja seal on siis ka välja toodud, et ÜPP strateegiakava hindajateks on METK või avaliku hanke kaudu leitud juriidiline isik. Et siin siis, miks meie üldse sellest teemast räägime, on siis ka ära toodud. Ja töödokumendiks on ka hindamiste lähteülesanded. Mis asi see hindamiskava on lisaks sellele, et ta toob kokku need erinevad osapooled, et see kirjeldabki siis ÜPP strateegiakava hindamistegevuste korraldust kogu perioodi jooksul, et tagada edukas hindamine nii selle rakendamise jooksul kui ka peale rakendamise lõppu. Ja lisaks on siis veel REM-i juures ka hindamiste juhtrühm ja enne iga konkreetse hindamise algust moodustatakse ka eraldi hindamise töörühm, kes koostab siis sellise lõpliku lähteülesande, mis sisaldab hindamise eesmärki, kriteeriumeid, hindamisküsimusi ja edutegureid.
Ja samas on küsitud ka huvirühmadelt tagasisidet ja neil on võimalus esitada ettepanekuid hindamiste lähteülesannete koostamiseks. Siin on siis hindamiskava väljavõte, et milliseid hindamise perioodi jooksul Eestis siis on planeeritud ja meie valdkonnas kõige rohkem oleme seotud erieesmärk 456 ehk need on sellised keskkonnateemad nende püsihindamistega. Ja meie osakonnas on maamajanduse valdkond, mis siis on sel aastal näiteks seotud riskijuhtimise hindamisega ja noorte teemadega. Ja mis on METK-i roll? Et ma mainisin küll seda seire hindamise määrust, aga tegelikult on meie ajalugu märksa pikem kui METK-i enda ajalugu. On see, et kui Eesti liitus aastal 2004 Euroopa Liiduga, siis oli juba üheks põllumajanduskeskkonna toetuste süsteemi nõudeks, et peab olema ka seire- ja hindamissüsteem. Ja siis töötatigi selline seire- ja hindamissüsteemi põhialus välja Eesti kontekstis. Kuna ei olnud kättesaadavaid andmeid põllumajandusmaa kohta, elurikkuse indikaatoreid, siis oligi vaja konkreetselt ehitada üles uus süsteem. Ja praeguseks on siis METK-i roll ÜPP strateegiakava hindamistegevusteks andmete kogumine, esmane selline analüüs ehk siis selline seire pool ja ÜPP strateegiakava hindamistegevused vastavalt hindamiskavale ja sealhulgas ka siis eelviidatud metoodikat, Euroopa Liidu ühiste metoodikate järgimine, ühistele näitajatele väärtuste leidmine vajalikes hindamistes, ka riigisiseste näitajate väljapakkumine ja arvutamine, et kui me näeme, et on mingisugune näitaja, mis väljendab mõju palju paremini kui see Euroopa Liidu ülene näitaja, siis on meie kohustus ka seda välja pakkuda ja selle kohta andmeid esitada. Ja iga-aastaselt me esitame siis keskkonna erieesmärkidega seotud püsihindamise raames ka uuringute aruanded. Nagu ma mainisin, siis selline see põhiseire skeem elurikkuse valdkonnas on meil aastast 2004. Meil on 5 teemat, on elurikkus, vesi, kompleksuuring, muld ja sotsmajanduslikud uuringud. Ja elurikkuse valdkonnas on meil aja jooksul olnud erinevaid näitajaid, aga sellised põhinäitajad oma algusajast peale on olnud siis kivalaste mitmekesisus ja arvukus ja põllulindude arvukus ja liigirikkus. Veeteemadel taimetoiteelementide kontsentratsioon treenivees, taluvärava toiteelementide bilanss ja tõhusus, mida me siis arvutame koos maamajanduse valdkonnaga. Ja kuusikul on meil kompleksuuring mahe- ja tavaviljelusest, mis siis ka testib erinevatele põllumajanduskeskkonna toetuste nõuetele vastavate sellist nõuete rakendamist. Siis oleme teinud ka erinevate meetmete ja sekkumiste maakasutusanalüüsi ja keskkonnateadlikkuse küsimustiku vastavalt siis perioodi alguses ja lõpus. Ja mullastiku valdkonna uuringud sõltuvad vastavalt metoodikale, neid ei ole igal aastal, aga siin on ka erinevad, näiteks sel aastal oli taimekaitsevahendite jääkide sisaldus ja erinevate toimeainete püsimine mullas erineva agrotehnoloogia rakendamisel ning mulla toiteelementide sisalduse muutus ja dünaamika uuring nitraaditundlikul alal. Ning lisaks on meie mullastiku valdkond arendanud ja uuendanud mitmeid praktilisi kaardirakendusi. Et seal on mullaseire välitööde kaardirakendus, muldade kasutussobivuse kaardirakendus, muldade niiskusrežiimi kaardirakendus, põllumuldade lõimiste kaardirakendus ja mulla erosiooni kaardirakendus, mis põhineb siis mudeldamisel. Ja sotsmajanduse uuringud on meil siis põllumajandustootjate majandusnäitajad ja jätkusuutlikkus, seda eelkõige selles vaates, et kuidas läheb nendel tootjatel, kes on taotlenud keskkonnasõbralikke või selliseid keskkonnasuunal keskkonnatoetusi, et jälgida seda liini. Seda on ka tehtud meil aastast 2005
ja ÜPP strateegiakava siis erinevate toetuste jaotumine, et seda on ka siis eelmistel perioodidel tehtud. Ja maamajanduse valdkonnas on veel toetust saanud projektide abiga loodud töökohtade arvu uuring. Et mis on meie hindamisuuringute väärtused? Et uuringu tulemustel on praktiline väärtus sektori jaoks. Me ei tee lihtsalt uuringuid uuringute pärast või sellepärast, mis oli kirjeldatud eespool, et on sellised ühised Euroopa Liidu nõuded, vaid ikkagi selline praktiline väärtus, et Eestis oleks parem põllumajanduspoliitika, põllumajanduskeskkonnapoliitika. Meil on üsna selline spetsiifiline andmekogu, mis põhineb reaalsetel välitöödel, et ei ole lihtsalt asju mudeldatud või enam-vähem kokku pandud, vaid tõepoolest teaduspõhised uuringud. Ja see on ka oluline tugi poliitika kujundamisel, pluss siis lisaks eelmainitule ka uued uuritavad ja arendatavad teemad, mis siis jooksevad perioodide vahel. Ja üheks väga suureks meie väärtuseks on ka pikad andmeread. Ja kogu see hindamistulemuste jagamine, tagasiside saamine ja uute tegevuste parem rakendamine kestlikumaks põllumajanduskeskkonnaks ongi meie selline kõige üllam eesmärk. Tänan teid väga. Aitäh! Aga suur tänu, Iiri! Suur tänu, et ma arvan, et selle tausta mõistmine ja tundmine annab tegelikult väga palju, et just mõista, et miks me seda teeme siin juba aastaid ja aastaid, et tõesti ta annab poliitikakujundajatele ja teiste osapooltele väga olulist informatsiooni. Aga sellest siin edaspidi veel, et kuidas me neid nagu täpsemalt, et mis tõesti on milliseid tulemusi me oleme saanud, aga ka seda, et kuidas me oma tulemusi levitame, et sellest kõigest me täna veel räägime. Nüüd meil on siin, mul on endal mõned küsimused, aga on ka chati tulnud üks küsimus, aga hetkel me läheme edasi küsimusteks, vastusteks, meil tuleb aega, aga nagu ma juba eelnevalt ütlesin ka, et tegelikult Iiri ja hiljem ka Anu ja Maris saavad natukene seda vestlusakent siin jälgida ja ka seal jooksvalt küsimustele vastata. Et ma siit annaksingi kohe edasi sõna tegelikult Anule, kes siis räägib mõju hindamisest, et mis on need tulemused siis olnud, et ole hea, Anu, et ilusti näeme sinu slaide. Tere hommikust, kas te ka kuulete mind sama hästi, kui te mind näete? Kuuleme ja näeme väga hästi. Super, siis ma ei räägi tühja seinaga, vaid räägin nagu ikkagi kellegiga päriselt. Mina siis annan ülevaate sellest väga suuresti keerulisest teemast tegelikult. Liigume kohe siit järgmise slaidi juurde. Et selleks, et nagu kõigest päris ausalt ära rääkida, peaks alustama sellest, et mis asi on hea põllumajandusmaa elurikkuse indikaator. Iiri siin juba tõi sisse, et meil on väga pikaajaline kimalaste ja lindude uuring, aga et päris aus olla, siis nagu kõige alustuseks tuleks ju mõelda, et milline indikaator me vaatame maastikule peale, võiks olla nagu see, mida kasutada selleks, et mõõta siis seda elurikkust. Selge on see, et me ei saa kõike mõõta, sest tavaliselt ei ole selleks lihtsalt raha. Siis esimene mõte, mis kohe pähe tuleb, on siin Boltiga toodud nüüd täiesti suvaline ja vägivaldne loetelu, mida kõike tegelikult saaks looduses loendada, mõõta ja selle põhjal arvutada nii-öelda elurikkuse näitajaid. Seda kõike saab teha ja paljudel juhtudel ka tehakse nende puhul. Mis on need parameetrid, mille alusel valitakse siis see indikaator, mida siis tegelikult loendama või lugema või mõõtma hakatakse, on siis ka siis ära toodud. Oluline on, et see, mis iganes liigirühm see siis on, ta peaks olema piisavalt arvukas ja mõistliku vaevaga määratav, et meil oleks olemas eksperte, piisav hulk eksperte, kes suudaksid seda loomarühma või taimerühma või liigirühma tervikuna määrata. Väga hea oleks, kui me ka teaksime selle liigirühma vajadusi, mida ta vajab selleks, et ta hästi elaks. Veel parem oleks, kui meil oleks olemas mingid aegread, kas siis Eestist või Euroopast või kogu maailmast, et ehk siis olemas see taustsüsteem, et kas selle liigirühma läheb hästi või halvasti tervikuna. Väga kasulik on, kui tegemist on atraktiivse liigirühmaga, sellepärast, et mina teadlasena võin vaimustuda
väikestest hüpiklastest mullapinnal, need väikesed valgesed tegelased või siis lehetäidest, aga neid on väga raske avalikkusele pärast maha müüa ja rääkida, miks me just neid uurime ja miks on hea, et neid on seal põllumajandusmaastikus siis rohkem või vähem. Võrdlusbaas tähendabki nagu põhimõtteliselt seda, et meil on olemas võimekus hinnata, kas see, mida me siis nagu loendasime meie maastikus, kas see on suur või väike number, kas me saime vähe või palju, mida see number nagu tähendab. Ja nagu ma ennemgi välja tõin, hästi oluline on, et mis iganes liigirühma siis otsustatakse uurida või valitakse selleks indikaatoriks. Meil peavad olema eksperdid, neil ekspertidel peab olema aega, et teha meie loendust, mida me tahaksime läbi viia ja need eksperdid peaksid olema siis ka piisavalt, et me oleme võimelised neid ka palkama päriselt. Eksperdid on siis need inimesed, kes päriselt välja lähevad ja need isendid kokku loevad. Neid ma loen siis nii-öelda nendest välitöö ekspertideks. Et meidki enda töötajad käivad samuti väljas, aga igale poole me ei jõua ja ongi hästi oluline, et meil oleks olemas rühm inimesi, kes on võimelised siis need määrama. Et siis nii-öelda tuua siit ära kohe taustsüsteem, siis näiteks lindude kohta on olemas väga hea taustsüsteem. Et meil on Euroopas on väga suur võrgustik linnuloendajaid, kellele meeldib väljas käia binoklitega kuulamas seda juba pikka aega. See süsteem on standardiseeritud ja sellele me teame hästi, et see oranži joonega, mis ei ole oranž, see on lilaka, roosa joonega on toodud siis ära põllulinnu indeks, mis siis on kahjuks langenud umbes poole võrra alates 80-ndatest. Ja tänu sellele me teame, et me peame sellega tegelema ja see on ka üks hea indikaator, mis näitab, et liik on nii-öelda tundlik. Siin tuli nüüd ette nii-öelda see, et Euroopas langeb, ei tähendab, et Eesti langeb, aga põllulinnu indeks ka langeb samamoodi ka Eestis. Me oleme samamoodi näeme numbreid, mis on langenud peaaegu poole võrra. Ehk siis meie põllumajandusmaastikus lindude arvukus langeb. See näitab seda, et linnud on esiteks hea indikaator, sellepärast, et nad on ka tundlikud keskkonnamuutuste suhtes. Hea ei ole selles mõttes hea, et nende arvukus langeb, aga samal ajal tähendab see ka seda, et kui me siis midagi paremaks muudame, siis me peaks nägema ka selle indikaatori nii-öelda muutust tõusu pool. Teine väga oluline hea taustsüsteem on meil olemas putukate näol. Üle-euroopaliselt on väga pikka aega juba 90-ndatest olemas võrgustik, mis loendab päevaliblikaid. See koosneb jällegi tuhandetest vabatahtlikest, kellele meeldib väljas käia, kes oskavad neid loendada. Päevaliblikud on selles mõttes ka vahva rühm, et nendel on suhteliselt hästi identifitseeritavad liigid. Neid on piisavalt palju ja nad on tundlikud keskkonnamuutuste suhtes. Samamoodi üle-euroopaliselt me näeme langustrendi, mis erinevus vasakul ja paremal joonisel on tegelikult ainuke erinevus on ühes riigis, vahe on Suurbritannias. Nimelt siis parempoolsel joonisel, kus usalduspiirid ehk siis see hall ala on märgatavalt kitsam, on Suurbritannia sisse arvestatud ja vasakpoolsel on ta siis välja võetud, mis näitab lihtsalt ka tohutut transektide või siis nende loendusradade hulka Suurbritannias tervikuna. Aga see ei muuda seda trendi suunda, et trend on kahjuks negatiivne. Kuigi vahepeal 2010-ndatel aastatel tundus, et me saame selle trendi isegi tõusule. Et panna siia juurde ka Eesti kontekstis, ka Eestis on päevaliplikate seire toimunud juba 21 aastat ja nagu ühes tuntud telesarjas 21 aastat ja juhtunud ei ole mitte midagi. Eesti päevaliplikate seireindeks ei ole langustrendi läinud ja me oleme selle üle ainult hea meel. Eks siis minna nüüd selle juurde, et räägime siis kimalastest ja lindudest natukene, mida siis meie seal metkis teeme. Miks siis nagu järsku päevaliplikad vahetusid kimalaste vastu, ongi see, et kui tol hetkel, kui otsustati seda seiret tegema hakata, siis saavad olevad eksperdid tol hetkel olid kimalaste eksperdid. Kimalased on väga hea uuringurühm, täpselt samamoodi nagu päevaliplikadki, sellepärast, et neid on suhteliselt väike rühm liike. Nad on edukalt määratavad looduses enamasti. On olemas eksperdid. Nad on päevakiisamad tolmeldajad, kui seda on päevaliplikad. Ehk siis nad on olulised mitmel tasandil. Aga nüüd ja edaspidi, kui ma räägin kimalastest ja lindudest, siis ma tegelikult ei räägi nendest.
Ma räägin kimalaste puhul, ma räägin kõikidest putukate elurikkusest. Kuna nad on indikaatorid, siis nad peaksid tegelikult peegeldama kogu seda elurikkust põllumajandusmaastikus. Ja samamoodi lindude puhul me räägime tegelikult mitte lindude elurikkusest, vaid me räägime tegelikult selgroogsete elurikkusest põllumajandusmaastikus. Ehk siis nad peaksid peegeldama oma arvukuse ja liigirikkusega seda, mis toimub ka teistes nii-öelda rühmades. Nii et iga kord, kui ma ütlen sõna kimalane, siis teie mõelge lülialgne näiteks. Räägime natuke metoodikast ka, et oleks aru saada. Lindude metoodika sai nüüd ringi tehtud pisut aastal 2024, aga meil on väga pikk aegrida olemas siis aastast 2008 kuni 2023. Seiresse kuulub 66 seirepõldu, nendest 33 Lõuna-Eestis ja 33 Kesk-Eestis. Ja algusest peale on hoitud seda seiresüsteemi nii, et 1/3 nendest põldudest oleksid mahe tootmisega seotud, 1/3 siis keskkonnasõbraliku majandamise tootmisega ja 1/3 kas siis nii-öelda tavatootjad. Jalutuskäik, kus siis märgitakse siis üles pesitsevad linnud ja külastatavad linnud ja 3 külastust kevade jooksul. Ma kohe varsti räägin, miks see nagu ümber tehti ka. Aastast 2024 teeme me nüüd vaatlusi seirepunktides, mitte enam transektidel, mis kilomeetri pikkused olid. Meil on seires nüüd rohkem põlde, meil on 100 seirepõldu, 50 Kesk-Eestis ja 50 Lõuna-Eestis. Ja siis nii-öelda stardipunktiks oli siis eelmine aasta, kus 1/3 põldudest oli maedad, 1/3 keskkonnasõbraliku majandamise tootmisega seotud ja 1/3 tavatootjad. Mis on nüüd vahe eelmise korraga on see, et need alad on nüüd fikseeritud. Et me tahame näha ka, mis juhtub nende aladega, kus tootmistüüp muutub või see viis, kuidas seda tootmist tehakse, muutub ajas. Et me tahame ka seda näha ja selleks oleks hea, kui see põld oleks ära fikseeritud. Ehk siis me näeme, et kui põld on näiteks maheskeemiga liitunud 4-5 aastat ja siis otsustab sellest välja liikuda, mis juhtub selle elurikkusega. Igas selles vaatluspunktis tehakse 5-minutiline vaatlus. Üks vaatlusala on väike suhteliselt 3,14 hektarit ehk siis 200 meetrise läbimõõduga ring ja tehakse jälle 3 külastust kevade jooksul. Linnuinimesed on sellised ulmeinimesed, nemad töötavad hommikul vara, nemad hakkavad kella 6 tööle ja kella 10 on nende tööpäev läbi. Siis praegu hakkavad nemad lõpetama juba oma tööpäeva. Kimalased. Nüüd sarnaselt selle lindude nii-öelda esimese metoodikaga tehakse 66 seirepõldu. Kesk-Eestis ja Lõuna-Eestis ühe palju, täpselt samamoodi jälle 1/3. Nende puhul on niimoodi, et transektloendus on ja jääb, sest see on kuldstandard putukate loendamisel. Tehakse 500 meetri pikkune loendus, kus siis ekspert jalutab mööda põlluserva. Põldu sisse üldjuhul ei minda. Minnakse ainult siis, kui seal põllu peal on kimalastele eriti atraktiivne kultuur. Ehk siis näiteks punane ristik, mis parajasti õitseb. Siis minnakse 100 meetri ulatuses ka põldu sisse ja loendatakse ära, mis sinna peale kogunenud on. Tehakse 3 külastust, esimene kuskil jaanipäeva paiku, millegipärast neile ei meeldigi jaanipäeva pidada, või nad lähevad hoopis välja tööle, aga ja lõpetatakse kuskil augusti alguses, et tehakse siuksed 3 vaatlust. Et nüüd nagu, et see kõik kuidagi paremini arusaadav oleks, siis siin on toodud üks suvaline seirepõld, kus on näha sinise joonega. Ma loodan, et see on teie väikestel ekraanidel ka näha. Minu suurel on väga ilus. On näha siis kimalaste transekt põlluservas. See on selles mõttes hästi vähe segav, et põhimõtteliselt lihtsalt inimene peatab oma autoga korraks seal põlluservas, jalutab selle 500 meetrit ja sõidab minema. Kimalasi korjatakse kaasa ainult juhul, kui on väga raskesti määratav liik. Üldiselt kõik jäävad ellu ja jäävad sinna põllule alles pärast seda tegevust. Nüüd on siin kollase joonega toodud siis eelmise linnuseire transekt. Siin on ka hästi näha, miks me selle välja vahetasime selle süsteemi. Lindu olulist puudust koos plussidega loomulikult. Plusspool on see, et me saime väga hea ülevaate, sellepärast kilomeetrise transekti jooksul suudeti loendada päris palju pesitsevaid paare, sest see ala oli ju suhteliselt suur, mida loendati. Aga siin on näha ka probleemid. Üks nendest probleemidest on see, et kuigi tundub, et Eesti põllud on hästi suured, massiiv ja lagedad, siis tegelikult leida kilomeetriseid põldemi, kus oleks ühesugune kultuur peal, ühe tootja oma, tuleb välja, et neid tegelikult ikkagi väga ei ole. Ja kui siis see tähendab ka seda, et see transekt läks sageli läbi mitme massiivi, nagu ka siin näha on, ja selle käigus me tegelikult ei tea, mida me loeme. Et kas me loeme seda, et massiivid on väiksed,
sellisel juhul me saame alati kõrgema või siis seda, et me loeme nagu, mis selles konkreetses kultuuris toimub. Teine oluline argument tuli siis loendajate enda poole pealt. Nimelt see siin tundub siuke, me joonistame siia ilusti selle kaardi peale selle kollase joone ära, aga kujutage nüüd ette seda maastikust päriselt ennast läbimas. Tegemist on aprillikuuga, kraavida vett täis. See põld on üsna porine, sageli värskelt küntud. Selle maastiku läbimine sinna ja tagasi on 2 kilomeetrit, mis tähendab väsinud loendajat, kes suudab ühe hommikuga läbida väga vähe alasid. Mis omakorda tähendab seda, et tema jõudlus on väike, et me saadame eksperdi mudasse müttama, aga saame ühe andmepunkti hinna väga kõrge. Ja kolmandaks, ja üks olulisemaid argumente isegi on see, et sellisel transektloendusel puudus analoog. Meil ei ole taustsüsteemi head, et me ei tea, kas see, mida me loendame, on palju või vähe. Nimelt Eesti haudelindude loendus tehakse punktseire meetodil, täpselt seesama, mida me siis nüüd edaspidi teeme siin. Punane ring tähistab siis ühte punktseireala, kus siis loendaja peatab autoga selle samas teeservas, läheb põlluserva, ei lähe enam põldu sisse, mis iseenesest ei ole juba väga viisakas ja teeb seal 5 minutit loendust. Ehk siis kuulatab, seisab, kuulatab, vaatab, joonistab kaardile, keda, kus ja kui palju ta nägi ja sõidab edasi. See tähendab seda, et ta jõuab väga palju rohkem. Me saame rohkem andmepunkte ja need andmepunktid on tegelikult täpsemad. See oli nüüd siis see põhjus, miks me selle seire natuke ringi tegime, see seire ringi tegemine alati on väga halb mõte. Kuna aegrida on kõige väärtuslikum osa seirest, siis selle muutmine peab olema väga läbimõeldud protsess ja seetõttu näiteks kimalaste seiret me kindlasti ei muuda, kuna meil on pikad andmeread ja see seire töötab, siis ma ei näe ühtegi põhjust seda kuidagi nagu parendada või teisiti teha, sest see töötab. Meil on andmeread, me saame võrrelda ja meil on inimesed, kes on nõus seda tegema. Nii, aga siis räägime tulemustest ka. Muidu läheb ju jutt väga teoreetilisest kätte ära. See slaid võtaks siis nüüd kõik tulemused kokku ja siis võime nagu koju magama minna tagasi vist. Tegelikult mitte nii hästi. Lindude seire siis 2010–2023, kus seda ühtemoodi tehti, on üle 7000 pesitseva paari loendatud 55 liigist, mis on iseenesest juba päris hea tulemus. Mahepõldudel loendatakse keskmiselt 9 paari, see on nüüd siis see eelmine seire tulemus, kus see transekti tehti, eks. KSM-is 8 ja tavatootmises 7 paari keskmiselt, see on siis üle kõikide alade, üle kõikide aastate. Siis Kesk-Eesti on alati olnud natuke liigivaesem kui Lõuna-Eesti, seda nii lindude kui kimalaste suhtes ja 4 kõige arvukamat liiki on siis põldlooke, kes on meie põllumajandusmaastiku lipuliik, kiivitaja, samamoodi üks levinumaid avamaastiku liike. Kadakatäks ja talvike tulevad samuti põlluservades kenasti sisse. Kimalastes üle 50 000 isendi loendatud, 21 liiki, mis ongi kõik Eesti päris kimalased. Mahedas loendatakse keskmiselt 54 isendit transekti kohta, keskkonnasõbraliku majandamise siis 55. See siin muide on kõige petlikum number, mida te näha võite, või kohe varsti läheme detailsete tulemuste juurde, siis te näete, et mahe on tegelikult märgatavalt liigirikkam ja isendi rohkem kui keskkonnasõbralt majandamine ja tavatootmises põlluservas loendatakse keskmiselt 36 isendit ühe transekti kohta. Kesk-Eesti jätkuvalt väga palju liigiväsem kui Lõuna-Eesti. Võtame siis aegrea, see kõige lihtsam asi, et vaatame siis pesitsevate paaride arvu ja kuidas see ajas muutunud on. Me näeme kerget langustrendi, mis on oodatav, sest üleüldine arvukus Eestis samamoodi langeb taustal. See langustrend ei ole väga tugev õnneks, kuid siiski 15 aastaga või mis 12 aastat, 13 aastat on see langustrend siiski näha. Kimalastel seevastu on langustrend, esiteks on märgatavalt suuremad kõikumised arvukustes, langustrend ei ole, meie tulemus on kas stabiilne või isegi kergelt tõusev, see siis näitab nüüd üldarvukus põlluservades. Kimalastele on omane hästi, nagu kõikidele putukatele, on suured kõikumised aastate vahel. Nad reageerivad hästi kiiresti keskkonna muutumistele, kui meil on kehvem talv, parem talv, suvi on vihmasem, suvi on hästi põuane, siis nende arvukus kohe reageerib. Nad on selle poolest esiteks hästi head indikaatorid tõesti, sest nad reageerivad kohe igasugustele keskkonnamuutustele. Aga teiselt poolt on nad müra rohkemad
sest kui andmeanalüüsiks läheb, siis peabki nagu alati olema ettevaatlik, et kas see tõus, mida me siin nägin, on päris tõus või see oli sellest, et meil oli hästi niiske kevad, hästi palju õitsvaid taimi põlluservas, et selles mõttes peabki nagu olema ettevaatlik. Kui nüüd jaotada see sama tabel laiali erinevate tootmistüüpide kaupa, siis lindude tabel või joonis näeb välja siuke. Ehk siis siin on nüüd siis erinevate joontega ära toodud mahe keskkonnasõbralik ja tavatootmine. Nagu näha, siis selget pilti välja ei joonistu. Siin on viidud siis nii-öelda iga põllu tootmisviis on viidud siis alguspunkt on 1. Ehk siis seda erinevust, mis põldudel nii-öelda arvukuses on, seda siin ei arvestata, vaid vaadatakse trendi ajas. Kas, kui tegemist on tootjaga, kes on näiteks mahe, et kas ajas selle põllu peal arvukus tõuseb? Ei tõuse, jääb samaks. Ehk siis see trend, kuigi mahetootmises on neid paare seal põllu peal rohkem, siis trend positiivne ega negatiivne ei ole üheski tootmistüübis. Et see jääb samaks. Siin on lihtsalt, et veel selgemini välja tuua seda, et mahetootmises on rohkem linnupaare ühel põllul võrreldes keskkonnasõbraliku majandamisega, mis jääb sinna keskele ja tavatootmispõldudel, kus on siis vähem. Muidugi see erinevus ei ole väga suur, kui te numbreid vaatad, sest tegelikult me räägime ühel juhul 8,5 paari, teisel juhul 8 ja kolmandal juhul 7 linnupaari ühe transekti kohta. Et me ei räägi erinevustest, mis kordades on, vaid statistiliselt oluline, aga siiski suhteliselt väike erinevus. Kimalaste puhul on see vastu meil täiesti teistsugused tulemused, sellepärast, et siin on samamoodi viidud, et alguspunkt on 1, kuigi nende arvukused põldudel erinevad, põlluservades, on siin vaadatud trendi ja siin joonistub küll nüüd selgelt ja statistiliselt oluliselt välja, et kui meil on tegemist mahetootmisega, siis kimalaste arvukus ajas seal põlluservas kasvab. Neid tuleb sinna järjest juurde, sõltumata alguspunktist. Samal ajal me ei näe sarnast pilti KSM ja tavatootudel. Nendel ajas suurt erinevust ei teki, ehk siis nad on stabiilsed, kõiguvad nii-öelda kaasa kogu selle asjaga. Siis ma läksin ja vaatasin liikide kaupa, et kas ma näen, et millisest liigist see erinevus tuleb. Ja kivikimalane, kes on üks arvukumaid transektides esinevaid kimalasi, on üks nende trendide eestvedaja, temale selgelt meeldivad mahepõllud. See siin näitabki arvukuse tõusu mahepõlluservades. Tavatootmispõldudel ja KSM-põldudel tema arvukus ei muutu, suhteliselt sarnane ilus siletrend ei lange, selles mõttes ei ole midagi halvasti, arvukus ajas ei lange. Aga kui põld on seotud mahetootmisega, siis tema arvukus kasvab ajas. Ehk siis ei ole lihtsalt nii, et ühel aastal, mida kauem on põld olnud mahe, seda rohkem teda seal on. Et see on iseenesest väga vahva tulemus. Veel teine hea näide on siin hallkimalane. Hallkimasel läheb Eestis tervikul halvasti. Tema arvukus on langev, põhjuseid peetakse kliimapõhiseks, ta on põhjapoolne liik, ma loodan, et me ei eksi siin eriti. See on see info, mis mul kuskil kõrvade vahele jäänud on. Igal juhul tal läheb halvasti, ta on punases raamatus ja tema arvukus on langenud ka meie meie seire raames on tema arvukus langeb peaaegu poole võrra. Mis siit graafikut võib-olla väga hästi välja ei joonistu, aga statistiliselt välja tuleb, on aga see, et langus on mahetootmispõldude servades 2 korda aeglasem kui teistes tootmisviisides. Ehk siis, kui tootmismeetod on mahe, siis on selles maastikus puhverdamisvõime parem ja see liigi arvukus ja populatsioonid kahanevad aeglasemalt. Neil on parem vastupanuvõime sellele keskkonnas toimuvale stressile, mis kliimamuutus ju iseenesest on. Siin on siis veel üks, et kui keegi veel ei olnud nagu veendunud, et mahetootmine on oma olemuselt keskkonnasõbralikum putukate suhtes, siis siin on üks vahva varesjalgadega joonis, mis seda veel korra kinnitab. Nimelt me teame, et 2023 oli esimest korda, kui sai taotleda siis uue perioodi toetuseid. Seoses sellega väga paljud mahetootjad või nii-öelda paljud tootjad üleüldiselt muutsid oma tootmisviisi. Et otsustasid, et nende portfell ei ole enam mahetootmine, vaid on näiteks KSM või vastupidi. Ja kuna väga suur hulk tootjad muutis oma profiili,
siis esimese hooga me ei hakanud neid seirealasid välja vahetama, jätsime nad samaks. Nii et aastal 2022, 2023 ja 2024 tehti need seired samadel aladel, samadel aladel, ehk siis neid ei vahetatud välja, isegi kui tootja muutis oma tootmisviisi. See andis meile võimaluse nüüd võrrelda omavahel aastat 2022 ja 2024, kus siis tootmisviis muutus. Meil oli nimelt 9 ala, mis läksid mahe tootjatest KSM tootjateks ja kontrollialaks valisin ma siis need 10 põldu, mis olid enne mahedad ja jäid mahedaks. Taustaks peab nüüd nii palju ütlema, et 2022 oli kimalaste arvukus Eestis absoluutses madalseisus. Me olime juba veidi mures, et kas meie trend ongi nüüd allapoole pöörduv. Mis tähendab, et kui 2024 kimalaste arvukus järsult tõusis, siis enamus üle kõikide alade tõusis arvukus niimoodi, et kui me ennem loendasime üle kõikide alade 39 isendit transekti koht, siis 2024 me loendasime 56. See on üle kõikide alade, nii Kesk- kui Lõuna-Eestis. Tõus on 43%. Hästi loogiline. Kui põld oli ennem mahe ja jäi mahedaks, siis see arvukus ennem oli 49 ja see tõusis 81-ni, ehk siis rohkem kui 2-kordseks. Samuti loogiline. Aga nüüd, kui see põld otsustas mahetootjast liikuda hoopis keskkonnasõbralikuks majandamiseks, siis me kaotasime peaaegu 5% isenditest. Ehk siis selle oodatava ja reaalse arvukuse erinevus oli enam kui 2-kordne. Mis näitab veel kord, et kui oluline on mahetootmine maastikus selleks, et putukpopulatsioonid oleksid heas seisus. Et midagi muud selles põlluservas ju ei muutunud, loendusmeetod jäi samaks, inimene jäi samaks, põlluserv jäi samaks, eks loendaja oli see sama. Eks selles mõttes on see hästi hea eksperiment, et mida sageli ei ole võimalik hästi läbi viia, aga siin nagu see tootjate enda liikumine andis meile võimaluse seda nagu päriselt katsetada. Kui me vaatame nüüd putukate jaoks seda põlluserva või seda, kus siis seda loendust läbi viiakse, siis seal on 3 olulist parameetrit, mis sellele putukale selle serva kvaliteeti näitab. Üks nendest on selle serva laius. Kitsas serv on kehvem kui laiem serv, loomulikult. Teine oluline parameeter on, kui tihti seda serva maha niidetakse. Millegipärast on paljudel tootjatel, inimestel tervikuna arusaamine, et kui ilusasti on maha niidetud nagu selliseks muruks, et siis on nagu ilus. Ilu on vaataja silmades. Kui bioloog seda serva vaatab, siis tema ütleb, et selline niidetud serv on nagu kõrb, et seal pole nagu midagi. Ja 3. parameeter, mis on seotud selle sama niitmisega, on õitsvate taimede hulk. Ja kui nüüd vaadelda üle 3 tootmismeetodi, et kuidas selline serva kvaliteet varieerub, siis tuleb välja, et ta tegelikult varieerub päris tublisti. Esiteks tuleb välja, et KSM tootmises on meie servad märgatavalt laiemad. See on nüüd seotud eelmises toetusperioodil esinenud põlluserva, tähendab ribade nõudega, mis KSM põldude servades oli. See nõue kadus küll ära mõned aastad tagasi, aga väga paljud nendest rajatud ribadest jäeti tegelikult alles. Ja see tõstab märkimisväärselt KSM põldude servades kimalaste arvukust. Sest tuleb välja ka, et kui need servad on laiemad, siis nad niidetakse harvemini tervenisti maha. Et nendes on päriselt liigirikkus kõrgem. Seoses sellega on loomulikult kõrgem ka siis nende õitsvate taimede hulk. Tavatootmispõldudes kiputakse servi tihedamini maha niitma. Need servad on sama kitsad kui mahedas tegelikult, aga nad niidetakse tihedamini tervenisti maha. Ja samal ajal mahepõldudel erineb roheline kriipsakas läheb selgelt ülespoole ja niimoodi ebastandardselt ülespoole, et mahepõldudes küll niidetakse natukene harvemini kui tavatootmispõldudes, aga mahepõldudes servad on ikkagi rohkem õisi, mis viitab iseenesest väiksema hulgale taimekaitsevahendite kasutamisele, seal on lihtsalt rohkem umbrohtu. Umbrohi on aga hea asi, umbrohi nimelt õitseb. Siin ma ei väsi panemas seda toredat pilti sellest põldkimalasest, oli vist, kes istub oaka peal, mis on tegelikult väga hea toidutaim. Ja seda mitte ainult kimalastele, seda ka lindudele seemnete näol, ta pakub varjevõimalust ja paljudel teistel putukatele nektarit. Et oakas on umbrohi ja mitte üks nendest umbrohtudest, üks paljudest umbrohtudest, mis tegelikult on putukate vaatenurgast hoopis toidutaim.
Et siis kogu seda segast juttu natuke kokku võtta, siis esiteks üleüldine tulemus on tegelikult see, et meie seire näitab, et kimalaste arvukus ehk siis putukate arvukus meie põllumajandusmaastikus on stabiilne. Me ei tee tegelikult midagi valesti. Täna meie arvukus nii-öelda maastikul ei lange ja seda on näha ka riiklikust nii-öelda seirest, seda päevaliplikate seire, mis ma enne näitasin. Et meil ei ole midagi otseselt valesti ega halvasti. Vaatamata sellele, et mahetootmispõldudel on arvukused kõrgemad, tavatootmispõldudel madalamad ja need trendid ajas on olemas, siis üleüldine pilt on tegelikult see, et meil on kõik hästi. Lindude arvukus tõsi langeb ja selles osas tuleb midagi ette võtta, et saada see arvukustrend pidama. Selge on see, et pesitsevaid linnupaare ja kimalasi on mah- ja gaasimpõldudel rohkem kui tavatootmispõldudel. See on oodatav tulemus. Ja see on ka see tulemus, mida me otsisime, ehk siis raha läheb õigesse kohta, meie keskkonnameetmed kui sellised töötavad. No, siit tahaks juurde tuua see lisaslaidi selle kohta, et kuidas siis tõsta seda põllumajandusmaastiku elurikkust. Et tegelikult on meil olemas terve rida nii-öelda neid toetusi, meetmeid, mille taustal on nende põhiline eesmärk ongi seda keskkonna nii-öelda tagada seda keskkonna puhverdumisvõimet, vähendada neid alasid, kus on intensiivne tootmine, ehk siis anda nagu tootjatele võimalus saada raha selle eest, et nad teevad midagi keskkonna heaks. Et neid meetmeid soovitan julgelt kasutada. Nad ei ole sinna paigutatud selleks, et tootmist kuidagi takistada või et näed, nüüd antakse raha mingi jama eest, vaid nendel tegelikult on igalühel nendest on oma sisuline mõte taga. Nad kõik tegelikult tagavad selle, et meie põllumajandusmaastikus see elurikkus, see toiduvõrgustik, et see saaks säilida ja see on tegelikult kasulik ka tootjale endale. Sellepärast, et koos sellega, et meie põllumajandusmaastikus on need kimalased, siis mäletate, ma ei räägi ainult kimalastest, ma räägin kogu sellest toiduvõrgustikust, ehk putukate mitmekesisusest, lindude mitmekesisusest koos kogu selle ülejäänud ökosüsteemiga. Kui meil on terve toiduvõrgustik, meil on olemas liigid, kes söövad teisi liike, meil on olemas saakloomad, meil on olemas kiskjad, siis see tähendab seda, et meil on olemas ka kasulikud loomad, kes söövad põllumajandusmaastikus ära need kahjurputukad, kes ei ole tootjale kasulikud. Üks asi, mis nagu kõik tootjad teha saavad, et muuta enda tootmist natukene oma ökoloogilist jalajälge vähendada, on esiteks teha oma põlluservade ribad natuke laiemaks, aga mis pagana päralt neid maha niidata. Jätke nad ilusaks, jätke nad suureks, laske neid suureks kasvada, niitke neid korra aastas, võib-olla isegi igal teisel aastal. Las nad olla. See umbrohimis ja rõits ei suurenda märkimisväärselt põllul oleva umbrohu hulka tegelikult. Ta ju nagunii, selles mõttes tavatootmises võib kasutada taimekaitsevahendeid, aga kui teil on laiem serv, mida te maha ei niida, siis selle käigus jäävad sinna servadesse allemas ka need kasulikud putukad, kes pärast saavad sealt põllule levida ja ära süüa siis nii-öelda need kahjuputukad. Üks väga lihtne viis nagu suurendust oma põlluservades on teha kas laiemad ribad või näiteks silopõldudel või siis ka intensiivselt kasutatavalt püsirohumaadel, mitte lühiajalised rohumaad ainult, jätta servast või põllusaarte ümbert või siis ka elektripostide vahelt või lihtsalt kuivalt põndakult seda rohtu niitmata ja lase selle õitsema minna. Lase ristik või lutsern natuke õitsevad, seda osa võiks niita esimest korda juba alles juulis, selle niite saab kokku koguda siis. Tõsi, see silo kvaliteet, mis siis selles niites on natuke madalam, aga samal ajal on nendes samades servades, ribades või põndakul näiteks lookasel võimalik oma pojad välja haududa. Sellepärast, et Eesti silopõldudes tehakse näiteks 3 kuni 4 niidet aastas juba täna. Aga kui te mõtlete selle niite intervalli peale, siis reaalsus on see, et ühelgi linnul ei ole võimalik oma poegi välja haududa ja need poegi nii suureks kasvatada, et nad pesast välja lähevad selle ühe tootmistsükli jooksul, enne kui tuleb uuesti niidud peale sellele põllule. Ja nende servade asjade jätmine võib nagu oluliselt muuta selle linnu pesitsemise edukust. Ja anda kimalastele toitu, kui see ristik või lutsern seal sõitsema läheb. Vahel jääb mul mulje, et teadlased teavad väga hästi, mis on elurikkusele kasulik. Nad teavad ka seda, kuidas seda elurikkust kasulikuks teha tootjale.
Me teame ka, et neid nii-öelda toetusskeeme mõeldakse ikkagi väljas, vaadates seda sama vaatenurka. Aga mul on tunne, et nagu üks osa puudu on see osa, kus siis nagu tootjale öeldakse, et miks ta seda asja tegema peaks. Et seda võiks olla rohkem, ehk siis seda tüüpi koolitusi võiks olla rohkem, kus siis räägitakse just seda, et me ei räägi sellest riba tegemisest põldu sellepärast, et sellest saab raha, vaid et see tootjale endale kasulik. Ja kui kellelgi tekkis nagu süümekad, et ma olen tavatootja, eks ju, ja põllul, mida ma siis pritsin taimekaitse vahendiga, näiteks insektitsiidiga, et oma jalajälge vähendada. Ma ei räägi sellest, et kõik peaksid muutuma mahetootjateks. Mida rohkem neid maastikus muidugi on, seda parem. Aga peab olema selgelt mingi protsent alasid, kus taimekaitsevahendeid ei kasutata. Kui kellelgi on nüüd nagu süümekad, et mina kasutan, siis esiteks tee endale laiemad põlluservad. Sellega sa vähendad märkimisväärselt seda kahjulikku mõju väljapoole oma põldu. Ja teiseks, kui mõni vana inimene võtab varrukast kinni ja ütleb, et kuule, kas sa saaksid minu selle rohumaa seal ka ära hooldada? Selle asemel öelda, et minu veistele see söök süüa ei kõlba, sest see on ju looduslik rohumaa, siis võiks mõelda, et aga ma võtan ta hooldada. Mis vahet ei ole, mis ma selle heinaga teen. Põhimõtteliselt on võimalik see ka komposteerida. Niitke see igal teisel aastal maha, võtke ära väärtusliku püsimaha rohumaa toetus näiteks selle sama maa peale ja samal ajal tagate, et maastikus on veel üks laiguke, kus tegelikult see elurikkus saab toimetada. Ja siis ütleme nüüd see viimane slaid veel. Täna me loendame kimalasi ja linde. Eks me teeme seda põllumajandusmaastikus nendes põldudes, kus tegelikult on siis, kus on intensiivne tootmine, aga siis enamasti, kas siis teraviljakasvatus või viljavahetuse põllud. Sellega me suudame päris hästi hinnata ÖSTi, mahe ja KSM-i ja nii-öelda, kuidas siis nende tootmine mõjutab seda elukust. Mis on meil täna täiesti katmata, on rohumaade teema. Nii lühiajalised rohumaad, mis on intensiivselt kasutatavad, kui ka intensiivselt kasutatavad püsirohumaad. Samal ajal me teame, et on väga erinevaid püsirohumaid olemas. Need nii-öelda kõrge loodusväärtusega püsirohumaad on märgatavalt liigirikkamad. Nende vajalikus maastikus on ülioluline. Aga täna meil ei ole head parameetrit, et mõõta seda, kuidas nad tegelikult siis nende olemasolusel maastikus ja nende toetamine mõjutab seda ja toetab seda elurikkust. Et selleks võiks veel mõne seire nii-öelda programmi püsti panna. Üks objekt, keda lisaks kimalastele võiks vaadelda veel on päevaliplikad, mille jaoks on Eestis täna eksperdid olemas ja nendel tõenäoliselt on aega seda teha. Muide, paljud kimalaste inimesed tunnevad ka päevaliplikaid hästi. Et teoreetiliselt on võimalik panna need mõlemad asju loendama. Püsirohumaade puhul võiks loendada ka taimeliike. Kuna näiteks päevaliplikate osas on olemas väga hea taustsüsteem, siis võib indikaatoriks olla ka mingi intervalliga toimuv uuring, mitte siis iga-aastane seire, sellepärast et seire toimub taustal nagu nii riikliku seire raames, kus on siis võimalik saada pilt kätte, et kas arvukus on ajas tõusev või langev, siis on aega, et võimalik konkreetse uuringuga peale minnes näiteks mõõta, et kui palju siis erineb nii-öelda intensiivse kasutusega püsirohumaa, kõrge väärtusega ja loodusväärtusega püsirohumaa ja ka näiteks need PLK-kooslused omavahel. Mis on nende liigirikkuse erinevused, millised majandamismeetodid neile paremini sobivad. See on see koht, kus ma tunnen, et on natuke puudujääke võib-olla veel, mida saaks mõõta. Nii, kui te nüüd päris magama jäänud minu käigus, siis te nüüd oskate juba öelda, milline nendest põlluservadest on liigirikkam, kumb on liigivaesem. Mina tänan kuulajaid, tänan oma meeskonda Metkis, põllumajandusuuringute osakond, Iirit ja Marist, aga eriti tahaks ma tänada tegelikult Eneli Viiki, kes on minu eelkäija, kes kogu selle seire tegelikult püsti pani, selle asja käima lükkas ja hoidis seda käimas hästi stabiilsena, mis on seire puhul ülioluline. Mina tänan. Suur tänu, Anu, et oskasid omalt poolt muud hetkel soovida, kui et jaksu, et need seired ja uuringud ikkagi kindlasti jätkuks, et see ajajoon saaks kindlasti ka edaspidi olema, et see on ülioluline. Mul on enda väga mitu küsimust juba tekkinud, aga ma näen, et me oleme natukene oma ajagraafikust maas, et me hetkel jätkame Marisega, aga ma loodan tõesti, et meil jääb selline 15-20 minutit
siis ka küsimusteks-vastusteks. Et ma näen, et aktiivselt Iiri juba vastab küsimustele, Anu ka äkki saad mõnele küsimusele vastata ka vestlusaknas. Aga Maris, ma annaksin sõna nüüd sinule, et räägi natuke sellest, et kuidas ja milleks me hindamistulemusi levitame, mis kohustused meil on. Et ma annaksin sõna sinule. Et Maris on siis põllumajandusuuringute osakonna agroökoloogia valdkonna juhataja asetäitja. Ole hea. Tere! Nii, saad sa äkki suuremaks? Nii läks ilusti. Aitäh! Ja ongi esimesed olulised küsimused, et kas mind on kuulda ja kas minu slaidid on kenasti näha. Kõik on hästi. Väga hea. Aitäh! Et samamoodi nagu eelpool kõnelnud Iiri ja Anu, tulen ka mina siis Maaelu Teadmuskeskuse põllumajandusuuringute osakonnast, agroökoloogia valdkonnast. Ja kui Iiri keskendus siis meie hindamistegevuse raamistikule ja Anu läks juba päris süvitsi sisse uurimistulemustesse, siis mina räägin sellest, et kuidas me oma hindamistulemusi siis tegelikult ka levitame. Et hindamistulemuste levitamise kohustus tuleb meil mitmetest regulatsioonidest, regionaalministri määrus number 42, mille nime me ilmselt kõik teame, ma ei hakka seda ette lugema, ning ka Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi siis paar aastat tagasi koostatud hindamiskavast. Et seal on kirjas, et hindajad peavad levitama ja avalikustama üldsusele ka strateegiakava hindamise tulemusi. Ning see on väga olulisel kohal ka meie Maaelu Teadmuskeskuse arengukavas, kus me oleme siis sõnastanud eesmärgi number 2 järgmiselt, et me oleme usaldusväärne partner teadmuspõhise põllumajanduse ja maaelupoliitika kujundamisel. Oleme poliitikakujundaja nõuandja ja partner teaduspõhiste otsuste langetamisel, uuringute tegemisel ja mõjude hindamisel meie tegevusvaldkondades. Ja siis meie töö eelkõige panustab tegevussuundadesse 2.2 ja 2.3, mis on siis põllumajandus- ja kliimapoliitika seire ning hindamistegevuste läbiviimine ning siis Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava rakendamise kogemuste, eelkõige loodetavasti siis head näited ja praktikad, ning siis seire ja hindamise tulemuste levitamine ja poliitikasoovituste andmine ning tulemusi me levitame nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt ning eesmärgiks on siis parandada ühtse põllumajanduspoliitika rakendamise kvaliteeti. Ja kelleni me soovime jõuda, et kes on need sihtgrupid, et eelkõige siis tulenevalt juba meie tööraamistikust on meie sihtgrupp number 1 poliitikakujundajad, see on siis Regionaal- ja Põllumajandusministeerium kui hindamise tellija, kelle jaoks me oleme sisendipakkuja ja partner. Ja tegelikult läbi ministeeriumi raporteerimise Euroopa Komisjoni põllumajandusdirektoraadile jõuab see info ka Euroopa Liidu tasemele. Siis loomulikult on meie väga oluline sihtgrupp põllumajandustootjad, et me tõesti loodame, et see meie töö, meie saadud teadmised, et see tuleb reaalselt kasuks tootjatele nende tegevuses, et see jääks lihtsalt paberile. Ja kui üksiktootjate poole on võib-olla natuke keeruline jõuda nagu ühekaupa, siis loodetavasti levib info paremini läbi tootjaorganisatsioonide, läbi ühistute, läbi põllumajandusnõustajate ning samuti me tahame oma tulemustest siis teavitada teiste Eesti asutuste eksperte, teadlasi, õppejõude, üliõpilasi ning samamoodi ka rahvusvahelist ekspertide ja teadlaste kogukonda. Ning lisaks on väga oluline siis laiem avalikkus, eelkõige keskkonnaharidusprogrammide läbiviijad, lapsed, noored, hobipõllumehed, keda on järjest rohkem ning ka aiapidajad. Ja laste all me peame silmas nii isegi lasteaialapsi juba, kui ka siis algklasside lapsi ja noored, nii koolinoored kui ka juba tudengid.
ja kuidas seni me oma hindamistulemusi oleme levitanud, et päris läbi mitmesuguste kanalite. Et Maaelu Teadmuskeskus ise korraldab erinevaid koolitusi ja infopäevi, kus siis ka meie oma teemadega oleme väljas. Sinna hulka kuuluvad siis ka suvised põllupäevad, demopäevad. Siis oleme teinud ettekandeid teiste organisatsioonide korraldatavatel üritustel. Need on seinast seina nagu väga laia osalejate hulgaga maamess, EPA-mess, aga ka spetsiifilisemad üritused. Meil erinevad infopäevad, seminarid, siseriiklikud konverentsid, aga ka tegelikult rahvusvahelised teaduskonverentsid. Siis oleme pidanud loenguid ülikoolides, kellega meil on koostöö õppetöö raames nii bakalaureuse tudengitele kui ka juba magistriastme tudengitele. Oleme osalenud erinevates projektides, töögruppides ja võrgustikes, kus oleme jaganud oma teadmisi ja kogemust. Siis erinevad kirjutised blogipostitustest erinevate populaarteaduslike artikliteni ning teadusartikliteni ning lisaks ka esinemine siis televisiooni- ja raadiosaadetes ja viimasel ajal ka podcastides. Ja ma võtsingi näiteks eelmise aasta, et mida me tegime aastal 2024. Et igal kevadel meil tegelikult valmivad siis iga-aastaste uuringute aruanded, mis me esitame ministeeriumile ja kui me oleme saanud ministeeriumilt tagasiside ja aruandeid täiendanud, siis me paneme kogu komplekti välja ka Maaelu Teadmuskeskuse veebilehele, mis tähendab siis täispikkuses aruannet koos lisadega, lühikokkuvõtet ning eelmisel aastal me meisterdasime valmis ka sellised üheleheküljelised postrid, mis võtsid kokku siis peamised tulemused ja järeldused. Siis Anu eelmisel aastal kirjutas meil mitu artiklit, kevadel Põllumehe Teatajasse, sügisel Maaelusse. Siis on meil väga populaarne trükis Eesti levinumatest põllulindudest ja selle me eelmise aasta lõpus uuendasime nii sisu poolest kui ka formaadi poolest. Trükkisime paberkandjale ja tegelikult see on ka PDF-failina kättesaadav meie veebilehel. Eelmise aasta sügisel me alustasime ühe väga huvitava projektiga. See on siis Interregi projekt Farm Biodiversity, mida me teeme koostöös lätlastega. Ja projekti juhib Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ning meie oleme kaasatud siis teaduspartnerina. Ja selle projekti eesmärk on siis katsetada põllumajandusettevõtetes erinevaid tegevusi, mis siis kaitsevad ja soodustavad elurikkust ja seda nii põllumaadel kui ka rohumaadel. Ja seal me ka analüüsime nende mõju tootlikkusele ning ergutame siis neid meetmeid või tegevusi, mis on tõhusaks osutunud, et me soosime nagu igati nende laiemat levikut tootjate seas. Ja lisaks me analüüsime elurikkust soodustavaid kompensatsioonisüsteeme ja koostöös poliitikakujundajatega otsime võimalusi siis vastavate sekkumiste tõhustamiseks. Ja meie asutusest osaleme siis meie 3, Iiri, Anu ja mina. Siis läbi aasta oli meil ka mitmesuguseid üritusi, kus me käisime rääkimas. Kevadel käisin mina seemnefestivalil, rääkisin elurikkuse suurendamise võimalustest koduaias ning jagasime siis nii-öelda meie firmamärgiks saanud trükiseid Eesti kimolased ja Eesti levinumad põllulinnud ning lisaks köiterohkust tolmeldajatele. Siis nagu igal aastal juunis tutvustas Iiri seirekomisjonis siis meie 2023. aastal läbi viidud uuringuid. Augustis toimus künni maailmameistrivõistlused Rõhul siin Eestis ning seal samamoodi rääkisin mina elurikkuse teemadest ja jagasin meie trükiseid. Ja tegelikult neid trükiseid, isegi kui me ise igal üritusel kohal ei käi,
me anname ikkagi need kaasa, et meil on teadmiste levitamisel suureks abiks ka võrgustikuosakond ja tegelikult ka meie turundus- ja kommunikatsiooniosakond. Et siis jõuame ikkagi igal aastal nende läbi ka maamessile, EPA-messile, erinevatele põllupäevadele. Siis Anu esindas meid teaduskonverentsil, mesilaste uurijate konverentsil, siis, mis oli korraldatud Maaülikooli poolt ja seal ta tutvustaski jälle meie medkikimalaste seiret ja selle tulemusi. Lisaks käis Anu esinemas siis seminaril Tartu Ülikooli geograafia osakonnas, kus ta jällegi tutvustas meie seiret, uuringuid. Sellise õppeaine raames siis nagu keskkonnaseire meetodid magistriõppe tudengitele. Ning novembri alguses korraldasime koos võrgustiku osakonnaga siis juba ettevaatava seminari, keskendudes järgmisele perioodile ja fookuses olid siis kollektiivsed ja tulemuspõhised skeemid. Ja Iiri seal omakorda rääkis siis headest näidetest, mis on Euroopas juba siin-seal kasutuses. Ja mida öelda kokkuvõtteks, et Maaelu Teadmuskeskuses on hindamisalane teavitamine üks väga oluline tegevus ja tõesti me tahame jõuda nii põllumajandustootjateni, ametnikeni kui ka teiste huvigruppideni ja soovime, et tõesti meie teadmistest ja kogemusest oleks neil reaalselt kasu siis oma tegevuste planeerimisel ja võib-olla ka juba käimasolevatele tegevustele nii-öelda tagasiside saamisel. Ja kogu meie hindamisalane info on koondatud meil Medki veebilehele spetsiaalsesse rubriiki ja seal me siis uuendame, kui meil tuleb lisa, paneme sinna juurde, et kõik on nagu kenasti kompaktselt koos. Siis, mis tuli COVID-i ajal, et järjest rohkem üritusi on kolinud veebi, et see tegelikult on väga hea selles mõttes, et kes ei saa täpselt sel ajal üritusel osaleda, leiab selle info, salvestuse, materjalid leiab veebist, võib-olla avastab ka üritusi, mida siis varem ei ole teadnud, et need toimunud on, aga hiljem jõuavad sinnani, et me loodame, et seeläbi jõuaks justkui potentsiaalselt suurema jälgijaskonnani. Ja mis on meie tegevuse laiem eesmärk, et ongi toe pakkumine elurikkama ja keskkonnamuutustele vastupidavama põllumajanduskeskkonna suunas liikumiseks. Ja meil on tõesti väga oluline, et meie hindamistegevuste käigus saadud teadmisi reaalselt kasutataks. Ja et see kõik paremini töötaks, siis ongi meil tegelikult küsimus ka, et millises vormis ja milliste kanalite kaudu eelistaksite teie infot saada, et see oleks tõesti nagu mugav, et te saaksite selle kätte, et see ei oleks liiga, meil on praegu tunne, et kohati see on nagu liiga keeruline, võib-olla ei ole nii lihtne leida. Et kui tulevad kohe soovitused, jätke palun chatti, aga tegelikult võib ka natuke järele mõelda, panna tagasiside vormi või saata meile kirjaga. Et meie kontaktid on täiesti avalikud, oleme kättesaadavad ja ootame tagasisidet. Aitäh! Suur tänu sulle ka, Maris, et ma saangi aru, et kui nüüd keegi kuulajatest või ka järelkuulajatest tunneb, et tahaks veel tõesti sellel teemal informatsiooni või tahaks kutsuda teid esinema kuskile, kas või koolidesse, lasteaedadesse või mingi muu sündmuse raames, et siis ma saan aru, Maris, sina oled see, kellega saab kontakti võtta ja siis asjad kokku leppida. Ja, et suurepärane, et see oli, ma arvan, küll vajalik informatsioon, et me tõesti see informatsioon, need seire ja analüüside tulemused, mis meil on, et need ei ole, et ei jää kuskile riiulisse, vaid elavad aktiivselt edasi. Aga nüüd meil on natukene aega küsimusteks-vastusteks. Ma väga tänan Iirit ja Anu ja Marist ka selle eest, et te olete siin vestlusaknas aktiivselt küsimustele juba vastanud.
Meil on siin mõned küsimused, mis on jäänud vastamata. Kui ma ei eksi, vaatan kiirelt üle. Nii, kas meil on mõni küsimus, mis on vastamata? Võib tegelikult ka käega märku anda, kui te tahate otse-eetrisse küsida. Et mul on omal mõned küsimused, et sellel ajal, kui võib-olla teised parajasti ei vasta esinejatest, et siis saate läbi vaadata, et kas on mõni küsimus, mis on jäänud vastamata, et siis vastata. Mehis tahab küsida, aga ole hea, küsi Mehis. Mikrofoni, jah. Kas mind on kuulda? Väga hästi, ja aitäh. Tere, minu nimi on Meismägit ja antud juhul ma siis olen siin isegi Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu poolt. See teema nagu köitis selles mõttes, et mesinduses on 10 aastat, võiks öelda, et väga jõuline allakäik. Aga selle peamine põhjus on muidugi turuolukord, aga ei ole vähetähtsad ka siis mesilaste erinevad stressorid, mis põllumajandusest tulevad. Aga ma küsikski nüüd seda tähelepanu, et kui siin elurikkusest räägitakse, siis meil on väga hästi koolitatud kutselised mesinikud Eestis ja ütleme, et siis mesilaste suremus ja mesilasperede väljaminek on üks väiksemaid Euroopas ja võiks öelda, et isegi maakera ja ka siis Eesti mesinike initsiatiivil on tekkinud isegi tekkimas uus mee autentsuse siis kontrollmehhanism meie DNA projekti näol, aga kui jõuame nüüd selle elurikkuse juurde, et siis mesinikud ei näe mitte kuidagi seda, et neid oleks kuidagi nagu kaasatud sellesse ja mida siis me peame tegema, et me ka teaksime, et kas meid on vaja või ei ole elurikkuse säilitamisel. Ma ise olen mahemesinik ja tegelikult tean vastust sellele ja teavad ka siis AI generaatorid sellele vastust, kes peavad mesinikke suurima keskkonnateenuse pakkujaks üldse maailma. Aga siis jõuamegi selle küsimuse juurde tagasi, et kuidas siis mesilasi ja mesinikke selles ahelas nagu väärtustatakse. Või on plaan seda? Aitäh, Mehis, et Anu, äkki sa soovid natuke kommenteerida seda omalt poolt või Iiri? Selles mõttes on nii, et kui me neid loendame, ütleme elurikkust põlluservades, siis mesilased on üks nendest, kes tegelikult ka seal seire käigus, me märkame kindlasti neid ja me teame nendest. Aga indikaatorina me neid täna ei kasuta, sest nad on majandatavad nii-öelda tegelased, kelle arvukus põlluservas sõltub sellest, kui kaugel on järgmine taru või nende tarukompleks. Mis puutub nii-öelda toetusskeemide väljatöötamisse ja seal mesinikega arvestamisse, siis see on nagu see koht, kus mina ilmselt kaasa rääkida väga ei oska. Mida ma siin vastasin chatis oli see sama, et läbi mesitoetuse võiks nagu olla üks koht, kus võiks nii-öelda mesilaste omanikud ka siis saada väärtustatud, kui nad neid toidupõlde rajavad. Tõsi on see, et selle toetuses on see, kes põllu rajab ja mesinik ei pruugi olla see sama isik. Ka täna ma tean, et tarutoetuses on suur probleem üleval, sellepärast et alla 16 taru enam ei toetata ja see tekitab tohutut frustratsiooni, sellepärast tegelikult on see ju kõige suurem hulk mesilasi, kes on just nendes väikemesilastest. Ja selle joone tõmbamine sinna tundub ebaõiglane, sellel olid küll omad juriidilised põhjused, ma tean. Mina ei ole ise toetusmeetmete väljatöötaja, selles mõttes võib-olla ma ei ole kõige õigem inimene vastama, et seires me väärtustame seda läbi selle, et jah, mesilased on nagu, mesilaste omanikud on nagu advokaadid ka looduslikele mesilastele, et see töötab nagu vastupidi hoopis. Et kui kuskil mesilas on suur suremus, siis on see tootja, kes eksis nende reeglite vastu, saab väga kiiresti karistatud. Kujutage ette nüüd, et neid mesilasi ei oleks või neid tootjaid, kes mesilastega toimetavad, siis me tegelikult ju ei näe, kui looduslik mesilaste suremus järsku üles hüppab, et midagi tehti illegaalselt kuskil.
et nad nagu aitavad tegelikult just nendel looduslikel tolmendajatel ka hakkama saada. Ja nende mesilaste toitepõldude rajamine on kasulik nii looduslikele kui nendele nii-öelda meemesilastele. Täpselt samamoodi, kui ma siin räägin laiematest ribadest, rohkem õitsvatest taimedest, rohkem mahepõlde, vähem pestitsiide, siis see tegelikult kõik on kasulik ka nii-öelda meesilaste kasvatajatele. Aga see, mis nii-öelda puutub toetusskeemide ebaõiglusesse, see on jah asi, mille puhul ma isegi ei tea, kuidas seda kaasamist. Tuleb rohkem häält teha. Võib-olla teised oskavad vastata. Ja aitäh, Anu, aitäh, Mehis. Kas sa soovid täpsustada veel küsimust, Mehis? Või? Jah, juurde siia, et esimeste slaidide alguses oligi siin nagu see, ma nägin ära, et seal sellest ringis need punktid, mis olid, siis tegelikult mesilane nagu mõjutas vist vähemalt 8 neid ülisuurel määral ja edasi siis oli selline termin nagu huvigrupp, et kas siis meie kuulume huvigrupi alla. Kuidas see kaasamine siis käib, et me saaksime oma sõna öelda, et ma ei tea, kas see täna on nagu õige koht küsida, aga tegelikult sektor on kokkukukkumise äärel, et kõik kutselised mesinikud on tegelikult kahjumis ja mitte 1 aasta, vaid juba aastaid ja see võrdluseks võin öelda, et Saksamaal enam kutselist mesindust ei ole, sellepärast, et 90% mesinikest on lõpetanud. Aga siin on jälle see turu küsimus, et kuna turud on üle ujutatud võltsingutega, siis mesinik tähendab oma mesindussaaduste müügist tulu ei saa. Et siin ongi nüüd see küsimus, et mesinikud vaatavad siis selle poole, et kuna me pakume globaalset tolmeldusteenust, mis meie mesilast küll ei peeta nagu millegipärast looduslikuks liigiks enam, et kodustatud, aga mitte väga ammu meil oli tumemesilane, kes elas enne parasiidi saabumist väga rahulikult siin. Tõsine parasiit on saavutanud selle varvalest, et meie mesilane üldse enam looduses ise hakkama ei saa. Et me tõesti sooviks nagu tähelepanu, et kuidas me saavutaksime siis seda tähelepanu oma sellega. Ma saan aru, et ka toidutootmises me oleme ikkagi väga oluline komponent aga mitte kusagilt otsast ei ole kahjuks näha seda, et meile mingisugust nagu tähelepanu pööratakse, arvestatakse meile. Aga suur tänu, Mehis, selle väga olulise teema tõstatasid, et me kindlasti, kes me siin täna kuuleme, võtame selle teadmiseks ja meil on mõned küsimused veel, mis tegelikult haakuvad ka otseselt või vähem selle sama teemaga, et minul on tegelikult endal üks küsimus, et kuivõrd te oma seirete käigus näiteks vaatate seda, et mis mõju võiks olla näiteks väiketootjal ühe suurtootja kõrval või suurtootjate vahel, et kas seda kuidagi mingid märkmeid selle kohta tehakse, kas seda kuidagi hinnatakse või et kas on metoodikas mingit muutust plaanis pikemas perspektiivis, et äkki ka Siiri või Anu või Maris oskate sellele vastata? Väikse ja suure koostöö just selle elurikkuse suurendamise osas. Täna seda seiret läbi viies me seda tegelikult ei vaata, vähemalt selle nii-öelda elurikkuse seire raames. Et seiresse valitavad põllud on ainult selle tootmistüübi järgi, kui suur see tootja oli, me tegelikult ei vaata. Et see ongi täiesti juhuslik. Aga ma tean, et vaadatakse nii-öelda toiduohutuse seisukohast just, et nagu väiketootjad ju soositakse. Sina tead nagu neid parameetreid paremini, et kuidas neid teiste uuringute raames me ju vaatame neid ka põllumajandus nii-öelda suurust. Iiri, tahad sa lisada? Ja selles mõttes, et suurust me vaatame, kui analüüsime tõepoolest ainult nagu neid suuruseid ja kes milliseid toetuseid võtab, aga võib-olla tuleb see maastikuanalüüsil välja. See ei ole meil selline regulaarne analüüs, aga seda on tehtud eelmisel perioodil, kus on siis näha, et selles mõttes, et väiksematel tootjatel võivad olla väiksemad põllud, siis näiteks Kesk-Eesti maastik, mis meil on selline pigem ühetaolisem, et kui seal vahel on sellised väiksemad tootjad koos oma väiksemate põldudega, siis need mitmekesistavad seda maastikku.
Aga mul oleks üks küsimus veel, et selline võib-olla jah-ei vastusega küsimus, et meil kohe-kohe veebiseminari aeg saab täis, aga äkki jõuame veel vastata, et kas tootja ise teab, kui tema seirepõllul uuringuid tehakse, seiret tehakse? Nii ja naa on vastus, sellepärast, et ametlikult peaks tegelikult seiraja teada andma sellele tootjale, kui ta läheb tegema. Aga mitteametlikult seda sageli ei tehta, sellepärast, et selleks, et põlluservas jalutada, ei ole tegelikult täna Eesti riigis luba vaja, sest see on, selles mõttes läheb sükse üldise selle igaühe õiguse järgi, et eks siis põlluservas või tee peal või servas jalutamine ei eelda otseselt luba, kellegi õue peale ei minda, kellegile nii-öelda otse, ja kuna põldu sisse ka täna enam üldse ei minda, siis enamasti mul on kahtlus, et seirajad ei teavita. Küll aga kui nad kohtuvad põlluservas tootjaga, siis nad räägivad talle, miks nad seal on, räägivad, kuidas ja mida nad teevad ja sageli tutvustavad siis ka, vastavad ka küsimustele jooksvalt. Ja ma olen kuulnud, et seda tehakse ka päris palju, et tootjad tegelikult ikkagi märkavad neid põlluservades toimetamas. Ja ma võin lisada veel seda, et jah, eelmistel perioodidel just elurikkuse seire osas me tegime igale tootjale ka tema tulemuste kohta nii-öelda täisvaatelise analüüsi, aga see on metsikult ajamahukas ja sellest me oleme seetõttu ka loobunud ja teisest küljest see, kui käiakse anonüümselt, see tagab ka selle hindamise sõltumatuse, et tootja ei tee midagi selle pärast, et ta teab, et teda seal seiratakse midagi, et nüüd ta ekstra peab vaatama, et ta teeb midagi väga õigesti või jälgib nii-öelda eraldi pilguga, vaid meie selline see üldvalim ongi see, et me saaks üldpildi, me ei saa ju käia igal pool, vaid ongi see, et siis see nii-öelda see sissevaade nendes üksikutes kohtades, et seal oleks selline sõltumatu vaade. Küsin veel kiirelt ühe küsimuse, mis puudutab neid seirepõlde, et nimetasite, et need on praegu Kesk-Eestis ja Lõuna-Eestis, et küsimus siit kuidagi võib-olla meil mitmel on, et miks just nii, et miks näiteks ei ole saared haaratud Lääne-Eesti, Põhja-Eesti, Ida-Eesti või et kas on plaanis neid seirealasid kuidagi laiendada või muuta, lisada seirealasid näiteks uuel perioodil või kas sellest üldse on nagu juttu olnud? Ma võib-olla alustan ise siit vastamist, võib täiendada ja tegelikult meil on olnud, Saaremaa on olnud kunagi seirealana, aga sealsed tingimused olid nii-öelda niivõrd erinevad, et kas väga põuased või et neid ei anna nii-öelda üldistada. Meil on siiski vaja sellist võrdlusbaasi ja miks meil on Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti ongi nii-öelda maastikuline iseloomustus, et Kesk-Eesti on pigem selline ühetaolisem ja Lõuna-Eesti maastik hästi mitmekesine, et siin tekib selline maastikuline erinevus ja ka tihti tootjate põldude suurustes on erinevus. Miks me ei saa laieneda, on ka nii-öelda finantsiline piir on meil ammuilma juba ees, et me oleme jäänud oma seirevalimi juurde, kus me saame veel hakkama. Et see on praegu minu poolt vastus. Ja, aga aitäh, Iiri. Ma nüüd vaatan juba hirmuga kella, et me oleme 2 minutit läinud meie ajast üle. Ma loodan, et te annate andeks. Ma väga-väga tänan kõiki meie esitluse tegijaid, Iiri, Anu, Marist ja eelkõige teid, kes te olete tulnud kuulama otse või ka järelvaatate, et aitäh teie aja eest. Ma loodan, et me vastasime teie ootustele, et tõesti hästi oluline, et me neid seire tulemusi ja metoodikat ja ka natukene plaane saame teile tutvustada, et selleks me seda ju teemegi. Et sellest oleks kindlasti kasu, et väga palume, et te annaksite meile tagasisidet tänase seminari kohta, et mis teile meeldis, mis teile ei meeldinud, mis on veel teemad, mida me võiks käsitleda, kuidas seda teha. Ja kui teil on veel küsimusi nende teemade kohta, siis tõesti võtke Iiriga, Marisega, Anuga ühendust, küsige juurde. Ja ma tuletan veel kord meelde, et meil oli täna küll fookuses elurikkus, aga meil on sügise poole tulemas veel kindlasti 2 sarnast veebiseminari,
üks siis kindlasti mullastiku teemadel ja teine maamajanduse teemadel ja kindlasti tulevikus veelgi, et hoidke tähelepanelikult Metki kodulehel ja erinevates kanalites silma peal. Me jagame teiega siis selle salvestuse linki, jagame ka küsimusi-vastuseid, neid slaide, mis meil täna siin teile näitasime, kindlasti jagame ka neid. Ja nii ongi, et väga tänan ka minu enda tiimi Liinat ja Eerikut, et kuskil nädalakese me nüüd võtame sellest kõigest siin kokkuvõtet teha, ja ootame siis teie tagasisidet ja kommentaare ka, et siinkohal muud ei oskagi öelda, kui suur tänu veel kord ja uute kohtumisteni. Kõike head!